eelmise aasta südasuvel õnnestus meil endalegi veidi ootamatult teha miljonitele sotsiaalmeedia jälgijatele üks jahe ja lumine üllatus. Nimelt postitasime me 1. augustil oma Instagrami kontole talvist Tallinna ja jõuluturgu tutvustava lühiklipi. Me olime just teada saanud jõuluturu kuupäevad ja me tahtsime laiemat üldsust nendest teavitada. Visit Tallinn oli sellel ajahetkel keset eelmise aasta suve ainukene sihtkoht, kes jagas visuaalselt atraktiivset talve sisu sotsiaalmeedias. Ja meil endal oli kontoris ka selliseid kõhklusi ja kahklusi, et kas on ikka õige, et kui sotsiaalmeedia on täis teiste inimeste suvepilte ja postitusi sellest, kuidas nad kuuma lainega võitlevad, et kuidas siis mõjub selline lumine ja talvine üleskutse linna külastada. Jõudsime oma jõuluklipiga 7,6 miljoni inimeseni, 7,9 miljoni vaatamiseni. Klipp sai ligikaudu 350 000 laiki ja enam kui 4200 kommentaari. Ja seda kõike null kuluga, sest tegemist oli orgaanilise postitusega. Me ei võimendanud seda mitte mingil moel ja ka klipp ise oli kõige paremas mõttes taaskasutatud. Mida teiste siit õppida on ja ka meil endal meeles pidada on see, et turundusteo tegemiseks ei pea alati olema rahakott puuga seljas, et vahest piisab sellest, et sul on natuke raamidest väljas mõte, nutikas lahendus ja veidi julgust peab ka olema, et see kõik ära teha.